teeme ja näitame tomatite kasvuaegseid hooldustöid, mida siis on vaja iganädalaselt taimedega ette võtta. Ja esimene asi, mida taimede hooldamisel, tomatitaimede hooldamisel on vaja teha, on siis eemaldada vanemad lehed. Tavaliselt eemaldatakse siis kõige alumised lehed ja seda tehakse ühe kindla võttega. Et tomatitaimel paigutatakse pöidlaosa lehe alumisse õnarusse ja lükatakse sujuvalt leht ülesse, kuni käib selline kerge krõpsatus. Siis laseme selle lehe alla ja vajutame pealt, kuni käib teine krõps. Ja leht eemaldub hästi hõlpsasti ilma taime vigastamata peavarre küljest. Ja niimoodi saab siis eemaldada kõiki lehti üles ja alla ja leht tulebki kergesti ära. Miks see on parem kui lõigata, et lehtede murdmisel siis purunemiskoht on raku vaheseinte koha pealt ja siis ei murra rakke puruks, kui me lõikame lehed taime küljest ära, et rakud jäävad terveks, et see taimele kahju tekitamine on minimaalne. Et see on lehtede eemaldamise võte, kuidas siis taimelt lehti kätte saada. Eemaldatakse nädalas maksimaalselt 3 lehte. Rohkem ei ole soovitatav, sellepärast, et taimelt tuleb edasi eraldada ka külgvõrsed. Tomatitaimel kasvavad külgvõrsed igast lehekaenlast. Siin on näha väike külgvõrse, selle me saame eemaldada käsitsi murdmise teel, et see ei jäta suurt haava. Siis jälgime alt ülesse välja, kas me näeme veel lehekaenlast välja kasvavaid külgvõrsi. Siin sellel taimel rohkem näha ei ole ja sellised väikesed külgvõrsed on tegelikult mõttetu eemaldada, sest tema murdmise arm on väga väike ja selle asemele kasvab üsna hõlpsasti uus külgvõrse. Kui me oleme veendunud, et kõik külgvõrsed on eemaldatud taimel, taime ülemises osas on järgmine hooldustöö osa, on taime toestamine siis tuginööriga ja seda siis tehakse nii, et nöör liigub spiraalselt ümber taime varre iga sõlme vahe kohast. Läbi ettevaatlikult kergitatakse leht nii-öelda üles ja nöör siis liigub siit taime varre vahelt, sõlmede vahelt. Ja kui me oleme taime ära toestanud, siis on meil võimalik ka eemaldada siit ülemisest osast külgvõrsed. Et mis meil alt kontrollisime üle, et kas sinna on midagi jäänud, kui ei ole, siis liigume ülesse ja nüüd ülemised külgvõrsed. Kui on väga jäme külgvõrse, tuleks eemaldada lõigates, kui on pehme ja rohtne külgvõrse, nagu siin alumises lehekaenlas, mis tuleb hästi kergesti, sellised 10 sentimeetrised on ideaalsed eemaldada, et need ei kurna siis taime ja murdmisel ei jäta väga suurt vigastust ka. Aga siin on nüüd näha üks selline veidi pikem ja jämedam. Soovitav oleks siis kasutada eemaldamiseks lõikeriista, kuid õige töövõtte kasutamisel painutad ühtepidi ja painutad jälle teistpidi ja siis saad selle külgvõrse kätte nii, et taimevart ei kahjusta, et ei tõmba endaga kaasa siis taimevarre pealmist kihti ja taimel ei teki nii suurt stressi ega vigastust. Et see on siis külgvõrsete eemaldamine, toestamine, toestatakse ja eemaldatakse külgvõrseid kord nädalas. Ja jälgitakse siis seda, et see külgvõrse on kuskil kuni 10 sentimeetrit pikk, siis on ta kõige mõistlikum eemaldada, siis ei kasva siia enam uut asemele. Kindlasti tuleb kontrollida õiekobaraid, mis on siis õisikuid, mis on siin kenasti varre otsas näha ja on näha ka, kuidas õiekobara tippu on moodustunud väikene võrse osa, et selle võib siis ka ära näpistada kujundustööde käigus ja
toestamise käigus, et siin on samamoodi, kordan, näete, siin on õiekobara nii-öelda tipus on lehekene, et selle siis ka eemaldan. Need on siis vajalikud selle jaoks, et õhk saaks paremini siin taimede vahel liikuda, sest taimed on väga tihedalt paigutatud ja tolmeldamine saaks siis efektiivsemalt toimuda. Selleks on vaja siis kõik üleliigsed taimeosad eemaldada. Ilusat kujundamist!